Täna räägime mullidest. Ehk täpselt seda, mis need mullid on, mida üks tark mees neist arvab ja kuidas oma riske maandada. 2018 leidis aset eelmine majanduskriis. Ja mis siis juhtus? Kõik inimesed tahtsid kuidagi osta endale uusi ja suuri kodusid. Pangad oli muidugi ülialtid seda kõike finantseerima. Aga päris paljudel inimestel ei olnud reaalselt seda sissetulekut, et tasuda neid kõrgeid laenumakseid. See viis selleni, et paljud laenud läksid hapuks, aga muidugi pangad leidsid hea teenimiskoha. Nad võtsid need hapuks läinud laenud ja peaaegu hapuks läinud laenud ja müüsid edasi. See uus omanik, kes nüüd nende laenudel oli, pärast seda, kui kinnisvaraturg kokku kukkus, ta üritas saada hapuks läinud laenude omanikelt raha kätte. No mitte omanikelt, aga neile, kellele raha välja laenati. Aga seda ei olnud võimalik teha, sellepärast et kinnisvarahinnad kukkusid, inimestel polnud enam ressurssi ja see viiski majanduskriisini. Aga mis on praegune olukord? Meil on kinnisvarahinnad kõigi aegade tipus. Meil on aktsiahinnad kõigi aegade tipus. Turul on tulnud uus imeviline vahend, krüptovaluutad, ja ka selle hinnad on nagu totaalses tipus. Juba mõnda aega on räägitud sellest, et meie majandus on nagu üks suur mull juba, mis võib iga hetk lõhkeda. Aga mida tehti USA-s? USA-s viidi läbi uuring. Igale investorile, kelle portfell oli vähemalt $1 miljoni suurune, saadeti küsimustik, kui siis uuriti, et mis nende arvutes majandus praegu toimub. Vastus oli selline päris huvitav, et 15% vastanutes ütles, et oi, me oleme tõesti praegu mullis, mis võib nagu iga hetk lõhkeda. Aga samas 51% oli sellisel arvamusel, et jah, me oleme mullis, aga mullin on veel paisumisruumi. Seevastu 26% oli need, et pole hullu, me kohe alles astume mulli, et natukene veel aega on. Ja ülejäänud 8% nemad olid väga optimistlikud, et kõik on täiesti tavalises olukorras. Mullist räägitakse tavaliselt siis, kui mingisuguse asja hinnad on tipus. Ehk siis, kui ühe aktsia hind pole kunagi nii kallis olnud, siis järelikult, see aktsia on ilmselt mullis, aga samas sa ei saa vaadata ühte aktsiat konkreetselt. Sa peaksid vaatama näiteks sektorit. Võib-olla aktsiaturul oleks kõige mõistlikum vaadata indekseid. Ehk siis, kui antud sektori indeks või näiteks Baltikumi börsiindeks on nagu kõigi aegade tipus, siis on oht mullile. Schilleri PE suhe on praegusel turul 44,9% kõrgem, kui ta on olnud viimase 20 aasta jooksul. Mis tähendab seda, et tegelikkuses sa maksad 44,9% aktsia hinnale lisaks, võrreldes sellega, mis ta on tootlus on olnud viimase 20 aasta jooksul. Sa maksad siis 2 korda rohkem, aga samas, kui sa hindad mingisugust aktsiat, sa ei saa alati hinnata ainult PE suhet. Sellepärast, et kui ühel on see number suur ja teisel on väike, võrdle näiteks 25, siis ühel juhul on see kallis, teisel juhul odav. Aga mis selle taga on? Kui kvaliteet aktsia on, siis see 20 võib-olla ei olegi nii suur või nii kallis. Ja see 5, kas 5 on halb? Kui ettevõte toodab kasumit, maksab dividende, siis sellisel juhul see 5 võib olla päris okei number. Selles suhtes, kui sa aktsiat hindad, alati vaata ka, mis see taga on. Et mis seda mõjutada võib. 2019 aastal ütles Michael Burry, there is a big problem with index funds. Mis tähendab seda, et 17,2% USA ettevõtetest on ühe või teise indeksfondi omanduses. Inimestel on õpetatud seda, et osta indeksfondi, vahet pole, millist, peaasi, et ostad ja nad pakuvad sul kõige paremat tootlust. Aga kas sa pead sinna sisse vaatama või ei pea? Kõige lihtsam see, et lihtsalt osta, vahet pole, mis see taga on. Aga samas iga indeksfond koosneb väga likviidsetest aktsiatest ja tõenäoliselt on seal sees ka mingi ports väga vähe likviidseid, ehk siis sellised aktsiaid, mida võib-olla päevas mitte ühtegi ei kaubelda. Ja mis siis juhtub see, et kui keegi üritab nüüd loobuda või astuda välja sellest fondist. Tulemus on see, et jah, likviidsed aktsiad, need vahetavad kohe omanikku, aga need väga vähe likviidsed, sa pead hinna väga alla laskma, et keegi neid osta tahaks. Ja see ongi see, et ainus pääsetee sellele on aktsia hinna allalaskmine. Aga kes see Michael Burry tegelikult on? Ta on riskifondi juht ja investor ja ta sai kuulsaks sellega, et 2008 aastal ennustas ta ette tulevat majanduskriisi. Tal on üks huvitav omadus. Ta säutsub korra Twitteris ja siis kustutab mõne tunni möödudes oma säutsu ära. Ta esineb seal Cassandra nime all.
selle kohta on veel üks huvitav fakt, on see, et Kreeka mütoloogias oli Cassandra Apollo, kuidas öeldagi, välja valitu või armastatu. Aga kuna naine ei vaadanud Apollot sellisena, nagu Apollo seal lootis, siis Apollo needist ära, et teda ei usutaks mitte kunagi. Ja alguses inimesed tõesti lugesid Michaeli või siis Cassandra postitusi. Keegi jääb jama. Ja siis pärast on see, et ma hoiatasin neid ette, aga ta ei uskunud mind. Okei, ma siis hoiatan veel korra. Tal on uskumatult palju hoiatusi läinud nagu läbi aja täppi. Eelmisel aastal ennustas Burry ette suurt soodusmüüki. The great sell-off in all stock market history. Mis tähendab seda, et eelmise aasta märtsis kõikide börside hinnad kukkusid totaalselt. Päris paljud, nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed aitasid selle kaasa, et see kiiresti üles tõuseks. Oma panuse panid ka juurde keskpangad, kes siis aitasid kõikide väärtusklasside hindu tõsta. Ostes mitte ainuüksi aktsiaid, võlakirju, vaid ka erinevaid maavarasid. Kuhu see viis? See viis selleni, et sellest sai väikse tõuke ka isegi Bitcoin. Bitcoini näol on tegemist tegelikult uue väärtusklassiga. Ja seni ajani ei oska inimesed määrata selle väärtusloomet. Ehk et kuidas Bitcoin raha juurde toodab. Inimesed lihtsalt usuvad sellesse ja ostavad seda lihtsalt puhtalt usust. Ehk spekuleerivad. Ja selle ajal on selle Bitcoini hind päris palju tõusnud. Aga kas on jätkusuutlik ja kui palju ta reaalsuses tõusab või hoopis langeb? Seda näeme ilmselt näiteks 5-10 aasta pärast. Sest tegelikult on ju hype see, mis kõik jaeinvestorid tõmbab. Ja kui selle taga ei ole mitte midagi, siis tuleb kõikide krahhide ema. Vastavalt Burry Shialtsule. Kui vaadata praegu börsil toimuvat, siis ma ütleks, et päris rahulik on. Sest kõik on nagu läinud puhkusele. Sell in May and go away. Aga päris head tööriistad on tegelikult näiteks VIX indeks. VIX indeks tähendab siis seda, et aktsiate hetkelist volatiilsuse indeksit. Mida kõrgem see on, seda suurem tõenäosusega aktsiahinnad ka on volatiilsed. Kui eelmise aasta märtsis oli see indeks üle 50, siis praegu see on kõigest 17 kandis. Mis tähendab seda, et päris stabiilne. Üks teine asi, millega volatiilsust hinnatakse, on SKEW indeks, SKE ja 2V. See tähendab seda, et kui SKEW indeks on nagu kõikide aegade tipus, siis 1 või 2 kuu pärast, siis saabub väga volatiilne periood. Kui eelmist perioodi vaadata, siis see tõesti pidas paika. Praegu ta on reaalselt kõikide aegade tipus. Ma arvan, et siinkohal ainult annab aeg arutlust, et kas tõesti 1-2 kuu pärast, ehk siis, ma ei tea, juuli, august, võib-olla septembri algus. Siis kui inimesed tulevad puhkuselt tagasi, et siis saab alles tõelist tormi näha börsidel. Statistiliselt võttes, kui sa oleks viimase 20 aasta jooksul panustanud börsi 10 000 eurot, siis tänaseks oleks sul umbes 32 000 eurot koos. Aktsiatesse investeerimisel on kõige tähtsam asi see, et sa hajutaksid riske. Ja üks parimatest meetodis on see, et sa hajutad pika aja peale. Ehk et sa ei osta kõik korraga, vaid samm-sammult. Dollar cost average, nagu öeldakse. Ehk siis erinevatel sektoritel, erinevatel varaklassidel on mullid erinevatest asjadest põhjustatud. Ja nad lõhkevad ka erinevatel tingimustel. Ehk siis kui üks lõhkeb, lõhkes ära ja siis ostad uuesti. Sa ei pea muretsema selle pärast, et juhul kui sa ajastad turgu valesti, sa ostad kõige halvemal hetkel, siis sul võib olla täiesti vabalt, et 10 000 eurost on sul võib olla 5000 alles. Aga see selleks. Tähtis on see, et sa ostaksid aktsiaid 5, 10, 5, 20, miks mitte ka 30 aasta välte regulaarselt juurde. Et ära ürita neid müüa, sest tõenäoliselt turu ajastamisele sa nii või naa pihta ei saa. Mis siis muud kui järgmise korrani ja järgmiste kasumiteni.